Ja tere õhtust siis kõigile või õhtupoolikust peale ilusat lõunasööki, et alustame oma laste sessiooniga laste erakorraline arstiabi. Ja esimene esineja on meil Elis Sinisalu ja tema esindab meid Tartu Ülikooli kliinikut ja ta on erakorralise meditsiini resident. Ja mikrofon on sinu. Tere peale lõunat. Pole harjunud väga mikrofoni rääkima, aga äkki saame hakkama. Nii, jah, minu nimi on Elis Sinisalu, olen veel erakorralise meditsiini arst-resident, ei ole päris lõpetanud ja räägin teile siis erakorralise lapspatsiendi teekonnast Eestis, aga nii-öelda EMO vaatest. Enne kui me jõuame selle EMO vaate juurde, ma tahaks jagada 2 lugu ja 2 lühikest lugu. Nende 2 lühikese loo eesmärk on pigem see, et võib-olla näidata seda, miks ma täna olen siin ja miks ma sel teemal üldse räägin. Esimene nendest lugudest leidis aset aastal 2015. Olin värskelt lõpetanud arstiteaduskonna, tegin oma esimesi kiirabivalveid. Tegemist oli äkki 3. valvega, olin Paides, kui tuli kutse Türi brigaadile appi minna last elustama. Nii, panime autos asjad valmis, panime plaani paika, mis koguses tuleb adrenaliini manustada, mis see algoritm on. Plaan oli, et paneme kõritoru. Jõudsin koha peale, selgus, et laps on südamerikkega, ta on umbes 2-3-aastase lapse kehaga ja kiirabivarustuses olevatest kõritorudest ükski talle sel hetkel ei oleks mahtunud. Siis oli kiirabivarustuses kõritorude valik väiksem, mis tähendab seda, et oma elu esimese intubatsiooni ma tegin 4-aastase peal. Intubatsioon oli küll edukas, aga elustamine kahjuks mitte. Lähme natukene ajas edasi. 2023 aasta kevadesse Viljandi kiirabi. Öösel kell 1 tuleb kutse, ämmaemand kodusünnitusel vaatab, et talle ei meeldi, kuidas laps hingab. Lapse sünnitusest oli möödas 45 minutit, lapsel oli olnud nabanöör ümber kaela, hiljem selgus, et ta oli tõenäoliselt vannivett aspireerinud. Kui kohale jõudsime, siis see laps oli letargiline, ta saturatsioon oli seal 70 ringis, tal oli vaja hingamistoetust. Üritasin ventileerima hakata ja selgus, et kiirabivalustuses olev hingamismask on imiku suurusega ja ei sobi vastsündinule, mis tähendab seda, et ma ei saanud selle maskiga praegu midagi teha. Õnneks oli Viljandi haigla lähedal, läksime Viljandisse koha peale, seal oli olemas elustamislaud, neopahv, saime lapse ära stabiliseerida. Kõik lõppes õnneks hästi. Nüüd on kiirabivarustuses olemas neotii. Aga oleme ausad, ideaalses maailmas lapsed raskes seisus satuvad õigesse osakonda, vastava väljaõppega personali juurde, seal on olemas õige varustus. Kõik on nii-öelda ideaalne, aga meie ei ela ideaalses maailmas ja lapsed võivad igal pool haigeks jääda. Ja seetõttu ei ole meie esimesed, kes seda nagu nii-öelda tähele panevad, et lapsed võivad haigestuda ja seda võib ka mujal juhtuda. Ameerika Ühendriikides 2006. aastal avastati, et erinevates EMO-des on erinev tase, mis puutub lapspatsientide käsitlust. Seejuures isegi avastati sellist asja, et osades puudub vastav varustus lastele. 2013. aastal loodi The National Pediatric Readiness Project, mille eesmärk siis oli EMO-de ettevalmistust parandada. Ja aasta hiljem loodi nii-öelda haiglaeelse abi parandamise projekt. Selle raames loodi ka The Weighted Pediatric Readiness Score, mis siis peaks mõõtma seda, kui valmis EMO-d on lapspatsiendiga tegelemiseks. See skaala on 0-100 ja seal mõõdetakse erinevat 6 nii-öelda valdkonda. Selle sama skaala alusel on väga palju uuringuid tehtud ja hinnatud, et kas see skoor siis mõjutab, et kui EMO-d on valmis lapspatsiendiga käsitlus, kas see on oluline? No, on küll oluline. Elulemus on parem, suremus on väiksem, haiglas viivitud aeg on lühem, intensiivis viivitud aeg on lühem. Isegi Lätis on tehtud uuring, kus mõõdeti siis 16 EMO nii-öelda Weighted Pediatric Readiness Score'i, mis oli keskeltläbi seal 30 ringis ja ka nende tulemused näitasid sama, et mida kõrgem on skoor, seda parem on elulemus. Aga ärge muretsege, täna ma ei räägi ainult endast ja ma ei räägi teile Ameerikast, et minu ülesanne oli rääkida teile EMO vaatest ja selleks võtsime ühendust erinevate EMO-de osakonna juhatajatega. Ja palusin neil andmeid. Tahtsin teada, kuidas nende osakonnas on nii-öelda korraldatud lapspatsiendi käsitlus. Ja tuli välja, et Eestis on väga erinev. On EMO-sid, kus lapspatsiendiga tegeleb koha peal olev EMO-arst. On neid, kus lapspatsiendiga tegeleb lastearst kuni vanuseni 12. On neid kohti, kus on vanuseni 18 ja mõnel on see, et kuni kella 3-ni. Ehk siis sõltub täiesti, kuhu EMO-sse sa satud. Ja mõni EMO võib olla see, et sul ei ole üldse lastearsti. Ja heal juhul saad
endale konsultatsioonitelefoni teel. Aga kui te soovite seda ülevaadet, siis see QR-koodi kaudu saate tabelile ligi, te võite selle salvestada, aga saate ka pärast seda vaadata. Ja sinna ma koondasin kõik need variandid, kuidas erinevates EMO-des asi on korraldatud. Lisaks sellele ma palusin osakonna juhatajatelt numbreid, kui palju pöördub üldse lapspatsiente. Statistika kahjuks annab erinevalt vanusgruppide kaupa, aga siin on väike ülevaade sellest, et lapspatsiendid ei pöördu ainult Tallinnasse ja Tartusse, neid on ka väiksemates kohtades. Palusin ka triaaži kategooriate kaupa. Selle info siis saate selle eelmise tabeli pealt, ma pärast jagan ka seda QR-koodi, et saate vaadata. Nii, ja siis lisaks sellele peale selle, et ma osakonna juhatajaid siin maili teel ja telefoni teel ja Facebooki teel piinasin, siis ma palusin neil saata laiali ka küsimustiku EMO-s töötavatele arstidele. Aga enne kui me selle küsimustiku juurde jõuame, ma igaks juhuks tutvustan teile, kes EMO-s töötavad, sest võib-olla, kes pole EMO-ga väga kokku puutunud, ei tea, siis EMO-s töötavad peale lisaks EMO-arstile, EMO-arst-residendile ka üldarstid ja abiarstid. Ja lisaks sellele on ka muu erialaarstid või arst-residendid. Ehk siis pilt on samamoodi üsna kirju. Ja ma palusin kõigil neil vastata minu küsimustikule. Küsimustikule tuli kokku 103 vastust. Suht võrdväärse vastused nii EMO poole pealt kui üldarstide, abiarstide poolt. Ja ma sain vastuseid praktiliselt kõigist EMO-dest. Kahjuks Narva oli ainuke, mis mul ei puudu, aga võib-olla annab veel uuesti korrata ja äkki nad vastavad. Aga ma sain enamus EMO-dest vastused kätte. Ja mida ma siis küsisin? Esimeses küsimustiku osas ma palusin EMO-s töötavatel arstidel ennast hinnata 1-10, kui enesekindlalt nad tunnevad ennast erinevaid pediaatrilisi valdkondi käsitledes. Seejuures esimese osa küsimustiku eesmärk ei olnud mul see, et ma tahan täpselt teada, kui enesekindel keegi on. Minu esimese osa küsimustiku eesmärk oli see, et panna inimesed mõtlema pediaatriste seisundite peale. Ja mind kõige rohkem tegelikult huvitas 3. osa küsimustik. Aga sellest kõigest me veel räägime. Siia juurde ma lisasin ka ühe küsimustikule vastanu vastuse. Et tõesti, see, et sa tunned ennast kindlana, ei tähenda alati häid oskusi või suuri teadmisi. Et kes tahab tulemusi näha, siis selle QR-koodi kaudu saate ligi selle küsimustiku analüüsile, hoiatan ette, see on 34 lehekülge, väga palju on tulpdiagramme, aga kellel on hiljem aega vaheajal, võib rahulikult seda vaadata. Seal on mõni tulemus on päris üllatav. Nii, need ma korra panen võib-olla tagasi, kes tahab, saab salvestada selle QR-koodi ära. Nii, ja laseme siit edasi. Ma küsisin 22 erinevat seisundit, mille kohta ma küsisin siis, et kui enesekindlalt nad tunnevad ennast 1-10. Tulemused võib-olla ei olnud üllatavad selle koha pealt, et anestesioloogid ja anestesioloogia arst-residendid tundsid ennast keskmiselt enesekindlavalt neid seisundeid käsitledes, arvestades seda, et nende koolitus on ka 5 kuud laste intensiivi ja laste anestesioloogiat. Aga erandiks siis, millest nad ei tundnud ennast nii enesekindlalt, oli luunõela sisestamine ja silmahaigused. Seal olid siis EMO-arstid, kes tundsid ennast nagu enesekindlamalt. Aga huvitaval kombel nahalöövetes, just laste nahalöövetes, tundsid ennast nagu kõige enesekindlamalt abiarstid kõigist. Ja abiarstide keskmine tulemus oli peaaegu kõigis valdkondades kõrgem ka üldarstidest. Välja arvatud siis mehaanilise ventilatsiooni rakendamisel, polutrauma puhul või väärkohtlemise või silmahaiguste korral. Ja abiarstide tulemus oli isegi kõrgem kui EMO-arst-residentidel, mis puudutab laste luumurde, kergemaid traumasid või kõrva-ninakurgu probleeme. Enamus EMO-arstid keskmiselt hindasid ennast kõrgemalt kui EMO-residendid, mis ei ole ka üllatus, välja arvatud siis laste analgeesia, sedatsiooni ja epileptilise staatuse puhul. Siit, kes tahab, saab veel tulemustele ligi. Nii. Teise osa küsimustikus ma küsisin natukene täpsustamamaid küsimusi. Ma kõiki neid ei hakka teiega jagama, saate sealt QR-koodi alt vaadata, aga mis minu jaoks üllatus oli see, et 28% pole mitte kunagi osalenud mitte ühelgi laste või vastsündinu elustamiskoolitusel. Seejuures selle vastuse taga ei ole ainult abiarstid ja üldarstid. Samamoodi ühe korra elus oli elustamiskoolitusi just laste teemal või vastsündinu teemal läbinud ainult 24%. Siis ma küsisin ka seda, et kui enesekindlalt inimesed tunnevad ennast, et kui hästi nad tunnevad ära potentsiaalselt kriitilises seisus lapse. Kuskil 48% arvasid, et nad tunnevad pigem hästi, aga pediaatrilise hindamise kolmnurgast polnud kuulnud 23% ja 35% poolt seda mitte kunagi kasutanud.
ja mis puudutas lastele mõeldud varustust EMO-s, siis seda ei oska kasutada, vähemalt vastas niimoodi 25%. Ja kolmanda osa küsimustikus ma küsisin, kas lapspatsiendi käsitlus erakorralises meditsiinis vajaks muutust. Seejuures 47% arvas, et jah, vajaks muutust. Seal osaliselt arvas 20% ja 28% ei osanud vastata. Kolmanda osa küsimustiku juures ma küsisin ka, et nad põhjendaksid oma arvamust või vähemalt lahtiselt vastaksid, et mis siis võiks muutuda või mis on nende mõtted või hinnangud. Ja ma võin meeldivalt öelda, et ma üllatusin ja mulle vastas 48 inimest päris pikka vastust, tuli ka 14 kommentaari. Kõiki neid vastuseid ma loomulikult ei saa teile siin jagada, meil kuluks päris pikk päev selleks, aga sellest sama QR-koodi alt te näete neid vastuseid, neid on umbes 6 lehekülge. Suurim osa inimestest, kuskil 26, ma arvan, olid põhiliselt, et sooviks koolitusi juurde, sooviks praktikat juurde, sooviks, et koolitusmahtu tõstetaks. Ja see ei olnud ka ainult nagu üldastid või abiarstid, see käis kõigi erialade puhul läbi. Pakuti välja varjutamise võimalust, et võiks käia laste intensiivis töövarjuna. Pakuti varianti, et võiks äkki käia laste EMO-des töö varjutamas. Lastearsti kättesaadavuse küsimus oli, käis selline mõte läbi, et videosilla vahendusel konsultatsiooni võimalused. Käis läbi mõte ka erakorralise pediaatria alaerialast ja öeldi, et tahetaks rohkem selgemaid ühtseid ravijuhendeid. Jah, meil on valvearsti käsiraamat olemas, aga seal üks küsimusele vastanu ütles väga ilusti, et võiks olla selline laste EMO raudvara, et mida kõigile on õpetatud, kuidas seda kasutada ja sul on materjal, mida võtta ja sa tead, kuidas sa saad info kätte. Ja räägitigi laste varustuse valmisolekust, et võiks olla laste varustus siis nii-öelda olemas pikkuse järgi ja käis ka läbi ebakindluse teema, et on hirm, ebakindlus vahel, kui peab laps patsiendiga tegelema. Jagan teile paari pikemat vastust. Nagu ikka, nii palju kui on inimesi, on mõtteid, arvamusi. Oli neid, kes arvasid, et endine süsteem toimis väga hästi, et seda poleks pidanud ära lõhkuma. Oli neid, kes arvasid, et liig spetsialiseeritud EMO-sid ei peaks üldse olema ja oli neid, kes arvasid, et jumala eest lapsi ja täiskond ei tohiks ühes EMO-s käsitleda. Et arvamused olid väga erinevad, aga ma jagan teile paari, mis võib-olla mind natuke kõnetasid. Üks neist on tõesti see, et EMO-s, kui sa tahad, siis sa põhimõtteliselt vaeva näed, siis sa leiad endale koolitusi. See on keeruline, aga sa leiad. Samas on tõesti see, et patsiendid ei vali saabumise päeva ega valvearsti. Sest me ei tea mitte kunagi, millal meiega juhtub. Et nagu minu puhulgi sattusin oma esimest intubatsiooni tegema, kui ma olin põhimõtteliselt lõpetanud 6 aega, äkki oli möödas arstiteaduskonna lõpetamisest. Ja samamoodi isegi PERHis, kus tegelikult on ju satub lapsi, kui te nägite ühte selle slaidi, kuskil 60 punast traumat oli aasta jooksul. Ka nemad tundsid, et võiks, vähemalt kes osad seal töötasid, et võiks olla rohkem õppusi, koolitusi, sest oleme ausad, laste arv ei ole meil suur ja neid kogemusi ei tule palju, praktikat ei ole, aga mida rohkem on õppusi, seda paremini me oleme valmistunud. Ja tõesti tegemist on mingil määral võib-olla niši huviga, aga kiirabid ja EMO-d on esmase kokkupuutekohad. Siia sellesse analüüsi ma ei kaasanud kiirabi, et kindlasti oleks huvitav uurida, mis on nagu kiirabi kogemus, kui palju seal on ette valmistatud, sest Tartul on seis, ma ütleks pigem hea, aga meil on ka ülejäänud Eesti. Ja kui me räägime rasketest seisudest, siis ei saa ära unustada ka kergemas seisus lapsi, ka nemad vajavad käsitlust ja nemad vajavad samamoodi nii-öelda adekvaatselt käsitlust. Nii, kes tahab vaadata neid uuringuid, mis USAs läbi on viidud, siis selle QR-koodi kaudu saate ligi. Sealt kaudu on ka mul üles toodud need tabelid, lastearstide, kuidas on nii-öelda kättesaadavus ja sealt on siis saab ligi ka sellele küsimustiku analüüsile. Nii et suur aitäh teile minu tähelepanu eest, ma rääkisin kiiresti, loodan, et saite aru. Aitäh, Elis, ja kõik küsimused me tegelikult vastame pärast peale, kui kõik 5 esinejat on ära rääkinud ja siis meil toimub tegelikult selline ümarlaud, et valmistuge küsimusteks, et saab neid hiljem küsida. Sa võid ette ära minna. Ja mina siis tutvustan ennast ise, olen Tallinna lastehaiglas ja töötan siis lastehaigla EMO-s ja rotatsiooni korral ka osakondades ja olen seda teinud kogu oma elu ja alustasin tegelikult kirurgiast, et mul on ka see background olemas. Kõigepealt siis veidi statistikat. Et on olemas meil laste arv ja laste arvust sõltub meie vajadus.
Aastal 1994 oli meil lapsi 400 000. Aastaks 2014 oli laste arv vähenenud 250 000-le, nüüd on see kuskil 300 000, seda just nagu selle immigratsiooni arvel, mis aga prognoos on, et laste arv väheneb veegi, sest osad, kes siia on tulnud, lähevad ka tõenäoliselt tagasi ja sündimus on langenud. Kus lapsed elavad, on ju ka väga erinev. Põhja-Eestis elab 200 000 last, Lõuna-Eestis umbes 100 000, annavad abi lastele 2 regionaalhaiglat, Tallinn ja Tartu, 2 keskhaiglat, Ida-Viru keskhaigla, kes muudab slaide, et natuke aeglasemalt või saaks ma ise seda teha. Ja tegelikult on lapsed saavad abi ka 9 üldhaiglast, kus on siis olemas 8-4 lastearst ja lastearst on seal selle tõttu, et seal on osades sünnitus, osades ta teeb vastuvõttu ja konsulteerib seda ka last, sellel ajal ka lapsi. Pöördumiste arvu järgi on neid pöördumisi, see on nüüd TAI andmed ja need on kuni 15-aastaseni, on kuni 60 000 last, pöördub regionaalhaiglatesse, üldhaiglatesse kuskil 20 000 last aastas ja 14 000, ütleme, keskhaiglatesse. Et väga palju lapsi vaadatakse tegelikult üldhaigla tasemel. Enamus lapsi pöördub ise, 80% praktiliselt kõikidest nendest lastest pöördub ise, ükskõik mis haiglas. Miks tekib selline paus? See oli COVID ajal, sellel hetkel tehti ka tegelikult esmatasandi arengukava, öeldi, et laste pöördumiste arv on vähenenud. See oli tegelikult ainult seotud COVIDiga, kuna oli lockdown ja lapsed ei tulnud ja lapsed ei põdenud ja haigestumine üldiselt vähenes. Et on regionaalhaiglatesse tuleb rohkem kiirabiga, tuleb suunatud ka teistest raviasutustest, loomulikult üldhaiglasse ei viida kiirabiga, keskhaiglatesse neid ikkagi tuleb. Aga see protsent on 80 kuskil. Kõige paremini toob nagu seda eelmise ettekandja küsimustikus esile, et mis oli parem. Aastast 1998 oli lastehaiglasse 5000 pöördumist, see on pediaatri pöördumised. Hetkel on see jõudnud 25 000 aastas. Mis oli teistmoodi? Olid polikliinikud, lapsi oli rohkem, olid polikliinikud, olid arsti vastuvõtt. Ma ei ütle, et seda peab tagasi keerama, see lihtsalt näitab, et lapsed olid rohkem hajutatud, olid rajoonid, olid rohkem vastuvõtukohti. Ja kui neid läheb vähemaks, siis tulebki pöörduda sinna, kus on. Kõige paremini võib-olla on kätte saadud meie haigla andmed, millal nad pöörduvad. Pöörduvad enamasti päevasel ajal. 8-4. Tippajal on märts näiteks, kus ta võib olla 8-4 pöördumisi 40. Ja see ei sõltu isegi väga nagu aastaajast. Ja teine pöördumise tipp on tegelikult peale tööd, 4-10. Sama kehtib ka puhkepäevadel. Miks on detsembris ja aprillis nagu puhkepäevadel rohkem, seal on lihtsalt puhkepäevi rohkem. Tuleb neid rohkem ise, tuleb 80% tuleb siis nagu ise pöördunud ja see on nii kirurgile, kõrvaarstile, lastehaiglasüsteem on tegelikult, et eraldi on valves veel kõrvaarst ja kirurg. Nendele saatekirjadega pöördumiste hulk on tõusnud, aga tänu sellele, et tegelikult, et laste kõrvaarstile ei pääse otse, vaid tulevad kohe pediaater vaatab ette ja siis saadab välja arvatud otse saadetud. Kiirabiga tuleb kuskil 15%, olenenud erialalistest kõrvaarstile vähem. Triaaž on sedasi, et 1,3% on punane triaaž või ka oranž triaaž, kes vajab tegelikult intensiivravi. Enamus on tegelikult akuutpediaatria või siis me võtame ka sedasi õhtupooli erakorralisi kõrvahaigusi, psühhiaatria, erakorralisi mürgitusi, et ka tunduvalt laiemat eriala, kui tavaliselt pediaatrid on mõeldud. Ja hospitaliseeritud on 23%, kirurgilistel natuke vähem. Ja selle punase traumal tõenäoliselt tuleb alati kutsuma alla vajadusel siis intensiivraviarsti, kes sellega tegeleb. Traumapunkt, kus on teine arst meil seal tööl,
samamoodi pöördumiste arv on 20 000 ja nende pöördumiste maksimum on juulikuus. Ja kuskil 1-5 last vajab repositsiooni päevas. Et enamus on tegelikult sellised, mida saaks tõenäoliselt hakkama ka mitte traumatoloog. Vanuseliselt on enamasti nad kooliealised ja mida vanem laps, seda suurem tõenäosus on saada traumat. Tartu Ülikooli lastekliinikumis on tegelikult samamoodi, et on nagu pediaatriline pool ja on trauma pool. Ja kuna nad said uue maja, siis on neil tegelikult läinud palju paremaks. On ka pöördumiste alg tõusnud umbes 1000 jookselt ja kiire tegelikult perearsti saatekirjade hulk on sama, 3,6 tuleb ainult saatekirjaga ja isetulijate protsent on hästi kõrge, kiirabiga on seal veidikene vähem. Aastas tuleb selle põhjal kuskil 30% päevas. Triaaž on neil erinev ja triaaži kategooria muutusega tegelikult triaažid muutusid nagu rohkem värvilisemaks ja punast triaaž on lausa 6%. Täpsustuseks veel ütlen, kui Eestis on triaaž 2014 kinnitatud erakorralise meditsiiniseltsi poolt, siis lasteaiahaiglad on teinud nagu tegelikult oma triaaži juhendid, mis ei ole nagu, kuna see ei vastanud nõudlusele ja tegelikult me ei saa seda valideerida, et räägin ka natuke lõpus sellest. Ja teine pool, mis on olemas, on siis traumapunkt, mis on sama, ka triaaži kategooriaga, kus on 90% ise pöördunutest ja rohelisi neid on vähem, kuskil 70% rohelisi kollaseid. Kes on pöördunud, nendest võetakse sisse 20% keskmiselt, mis on väiksem kui Tallinna lastehaiglas. Teine näide, need olid nüüd regionaalhaiged, Pärnu haigla. Pärnu haigla on üks selline haigla, Ida-Viru on teine, aga Pärnu haiglas tegelikult vaatab lastearst, siiamaani vaatas kuni 5-aastaseid lapsi. Vabandust. Ja siin on toodud tööpäeva pöördumised, mis on siis 300-500 last 8-4 tööpäeviti, mis tegelikult toob keskmiseks 2 last päevas. Kas selleks on vaja eraldi õpet, et selles mõttes ta tõesti konsulteerib ainult seda laste poolt, kõik trauma pool ja see on vaadatud tegelikult kas siis üldarsti, kirurgi, erakorralise meditsiiniarsti poolt. Pöördumise üldse oli siis, nad ütlesid, et nad hilisemaid andmed ei saa anda, on 1800 ja enamus 24% nagu ajaliselt pöördubki päevasel ajal. Et miks nad võivad oodata seal, kui arst on kinni, päevasel ajal ei ole kinni sünnitusega, aga kui õhtul on sünnitus, siis see laps, kes pöördub EMO-sse, tegelikult kui arst on kinni, võib samas päris palju ootama jääda, et kindlasti peaks olema tal back-up sellel hetkel, kui lastearst ei saa kohe tulla. Kolmas näide, mis oleks siis nagu üldhaigla, kelleks ma valisin Rakvere haigla, lastearst on tööl 8-4. Tal on sünnitus, ja ta on ka sünnitusel on ta väljakutsega väljaspool tööaega. Tema puhul tema ei konsulteeri väljaspool tööaega EMO-t ja pöördub, arvud on umbes sama, 20 000 inimest, sellest 4000 on last, aga pediaatrilisi, et 2/3 tegelikult ei ole pediaatrilised, kes pöörduvad EMO-sse, tähendab niinimetatud sisepediaatrilised, vaid 1400 on last on pöördunud ja nendest ainult pediaater on käsitlenud 24%, see päevase aja patsiente, mis teeb 1,4 patsienti päevas. Hospitaliseeritud on nendest kõikidest patsientist 14, aga see situatsioon on hetkel muutunud. Kuna peale Covidit on vaja isolatsioonipalateid rohkem kasutada, sest see, kuhu ta sai hospitaliseerida, see palat on tihti kinni. EMO valvearstid, kuna ta ei konsulteeri, siis nad pelgavad, siis saadetakse kiiremini ära kõrgemasse etappi, väga palju konsulteerib meie haigla seda oma sellesama valve sees ja nii see selline on. Samasugune situatsioon on tegelikult Narvas, Narvas, Paides, Haapsalus põhimõtteliselt, kui arst on tööl, siis ta konsulteerib, Saaremaal, Hiiumaal. Et see on küllalt levinud ja ongi võib-olla üks arst seal tööl. Vanuseline koosseis. Täpselt samamoodi, kui perearstid ütlevad, et me oleme vanad,
tegelikult on ka lastearstid vanad. Tükis on valvaid pediaatreid 26, neist üle 60 aasta on 6. Tallinnas on valvaid pediaatreid, ma ei ole lugenud residente, 41, neist üle 60 aastas on 20, üle 50 aasta 4. See tuleb üle 50%. Traumapunktis, mis on Tallinnas, on 5 arsti kohta, mis peaks katma siis 24 tundi valvet. Neist on täidetud 2,78, need kõik arstid on üle 60-aastased. Korduvad vastuvõtud, mis on trauma korduvad, kus alguses ei ole, et sul peaks olema spetsialist üle vastama, mis on väga hea süsteem. Nendel on põhimõtteliselt 8-4, mis on 1 arstikoht, on kõik üle 60-aastased. Tegelikult ei ole seal ühtegi järelkasvu. Keskhaiglad, valvavaid pediaatreid on 11, seal on seis parem, üle 60-aastase on 1 ja üle 10-aastaseid 4, on pooled, on tegelikult 10 aasta pärast pensioneeruvad. Pärnu haiglas päris vanemad inimesed tegelikult ei valva, need on nooremad valvad, selle tõttu on see seis parem. Üld- ja kohalikes haiglates on 9 haiglat, kus on võimalik seda 12-st, vabandust, miks ta hüppab, ma ei tea. Ja üle 60-aastaseid on 9, mis on 60%, üle 50-aastaseid 1. Et tegelikult läheb ka sealt kohe, personal saab otsa. Kokkuvõttes 94 pediaatrit Eestis teeb valvetööd, üle 60-aastase on neid 40%, üle 50-aastaseid 9, see tuleb kokkuvõttes 50%. Kõik me kuulsime koolitus, et tegelikult väga palju tööd eeldavast esinejast tehakse nagu emaarstide poolt või üldarstide poolt. Kuidas on emakoolitusega Eestis? Kui on emaarsti koolitus, siis meil on ta see 3 kuud, mis on siis sõltuvalt kohast. Meil on ta 1 kuu lastes, 1 kuu traumas ja 1 kord intensiivis. Tartu Ülikooli kliinikumis on ta natuke teistmoodi, sest ta saab intensiivi ja opitoas saab ta seda laste anesteesiat selle sees, et see võib olla erinev. See on täiesti keskmine Euroopa tase, sest Eestis, Soomes, Hispaanias, Rootsis ja Soonis on kõigil 3-kuune koolitus. See kõik oleneb, kas sa jääd tööle ainult täiskasvanute EMO-sse või siis pead tegema ka kombineeritud. Samas kuldstandard, mis on USA ja Austraalia, Inglismaa, Prantsusmaa ja Uus-Meremaa, nendel on tegelikult EMO-koolitus sees, mis on 5 aastat, on 6 kuud lastehaiguste koolitust. Mina seda edasi ei hüppa. Samas Leedu, kes meil on üks esinejatest, nende koolitus laste osas on 11 kuud. Ja kõige väiksem on samas Norras ja Kreekas ja Saksamaal, kust on ainult 1 kuu. Et me oleme täiesti keskel, aga kindlasti mitte piisavalt. See artikkel on saadavad siis oktoobrikuu artikkel, kus oli siis väga ilusti võtsis üks Saksamaa arst kõik kokku. Tulevik. Piirkondlikud haiglad, nagu me ütlesime, et Eliski juba ütles, tükis on tegelikult, asjad liiguvad õiges suunas, on arenguruumi, süsteem on nagu paigas, kombineeritud EMO, lapsi jaotatakse, aga lastehaiglas, mis on tegelikult piirkondlik haigla, meil on kindlasti arenguruumi. Triaaž. Traumapunktis meil triaaži ei toimu, see, kuidas tuleb, seda tuleb, mina ei hüppa seda edasi. Et kuidas tuleb, patsient niimoodi teenindatakse, kui just tõesti ei paista kõigile silma. Ruumid. Kui meil on nii palju pöördumisi, siis tegelikult meie oma on ülimalt kitsas. Personali hulk ja sisu, et meil on nagu Tartus on 8-8, põhikohaga EMO-s töötab pediaater, üldpediaater, osad on ka tegelikult teiste erialade pediaatrid, kes teevad üksikud valved, ja siis kella 8 on siis maja valvav arst, kes võib olla erialaarst. Tallinna lasteaegs on 8-4 ja on rotatsiooni põhimõttel töötav üldpediaater, kes teeb siis mingid kuud on valvetoas või EMO-s, järgmised on osakonnas, mis on tegelikult väga hea süsteem, siis ta annab ka teada, et mis tuleb edasi. Aga 41 valvavast arstist 32 on kõrval erialaga. Siis, kui ta teeb valvet, mis on 24 tundi, siis sellel hetkel jääb tegelikult see võib-olla tema töö tegemata, teine asi, ta teeb seda valvet 1 kord kuus ja tal on
väga kitsas eriala võib-olla, mis teeb selle valve selleks, et ma näen seda valves mõnda asja, ma teen 12 valvet aastas, et tegelikult ma näen mõnda asja väga harva. Kvaliteeti tagab meil see valvearsti teadmik, mis kindlasti on väga hea pediaatriline, aga kuna meil on väga lai ampluaa, siis ta kõiki asju ei suuda kindlasti katta. Lastearsti koolituses ei ole sellist traumat ja käelist tegevust, välja jäetud, ütleme, elustamine, aga selline trauma, õmblemine, sellist asja sees ei ole. Töökoormus. Lastehaiglasse on piirangud 25 000, see tuleb 60–70 haiget päevas, keskmiselt talvel 100, tegelikult vajab see päris palju personali, mida tegelikult ei ole mahutada, ei ole ka võtta. Ja selline personali, tähendab tööpöördumiste hulk, ei taga ka head kvaliteeti. On erinevaid süsteeme, meil on vaba pöördumine, Taanis on olemas tegelikult eeltriaaž, et EMO-sse sa ei saagi, kui sa ennem ei helista. Et siis antakse sulle aeg, kas sa lähed hommikul perearstina vastavalt sellele, või siis tuled teatud ajal EMO-sse öösel, rohelise triaažiga EMO-sse ei lubata. See eeldab muidugi seda, et ka perearstil on võimalik võtta seda patsienti. Võib-olla tasuks seda pilootprojektina rakendada. Esmatasandi võimestamine, see, mis tuli ka algselt välja, et võib-olla ennem parem, tegelikult me oleme kõikides erialades nagu selles personalipuuduses, kindlasti on see tulevikunägemus, kui palju see lahendab, tegelikult ei tea, sest et hästi palju on kontsentreeritud keskustesse, sest see on ka loogiline. Õdede iseseisev vastuvõtt võiks olla suurendatud, aga parema teenusega suureneb roheliste patsientide hulk. Parema teenuse järgi tekib loomulikult ka vool, saad kohe analüüsid, saad kohe röntgeni, saad kohe ultraheli, et ma tulengi sinna, kus on parem ja kus ma saan mugavalt pöörduda. Ja seda on leitud juba 20 aastat tagasi, näiteks Šveitsis, kus oli siis 30% pöördumiste tõus, kui teenus paranes. Mitte selle alget, et lapsed oleks haiglemad, vaid oli nagu, me tahtsime sinna tulla. Tulevikumõtted. Tegelikult, et kas, kuna arvestades seda puudust, kas valvetööd peaksid tegema kitsamad spetsialistid või on tulevik niimoodi akuutpediaatri lisaerialas, jätkame üldpediaatrina, kes teeb siis traumapunkti, või peaks tõesti tegema erakorralise meditsiini arstina, kas see on liiga niši eriala, kui ta on 12 inimest, siis ta tegelikult ei ole nii niši eriala, mis on siis näiteks 2 valvearsti Tallinnasse, mis kataks ära ööpäevase valve, sest meil on tegelikult päris palju lisaerialasid, mis on 2–4 inimesena Eestis. Kas nad on piisavalt, saavad sellist actionit, et praegu seda katab intensiivraviarst, seda punast traumat, selles mõttes punane trauma läheb ju PERH-i ja Tartuski katab seda täiskasvanute pool, siis tegelikult pediaatriline erakorraline meditsiin on küll väga laiapõhjane laste igasugu ägedate seisundite katmine, mitte nii palju punane trauma. Ja kindlasti oleks see nagu ka odavam, selles mõttes ma ravin seda patsiendi EMO-s ära, ma ei pea seda haiglasse võtma, ma saan sellega seal hakkama. Kes töötab lastearste üld- või kohalikes haiglates, arvestades, et ta peaks töötama üksi, tal ei ole nõu küsida, tal ei ole, ta vajub ära oma oskustest. Kas ta võiks selle hetkel roteeruda piirkondlikus haiglas, siis tekib küsimus, kes teda teenust katab. Lähedates haiglates on see täiesti tehtav, aga Saaremaa, näiteks, kes sa peaks jätma siis päris linna tulema, et võib-olla tasuks sellele mõelda. Telekonsultatsioonid on üks võimalus, et telefonikonsultatsioone me teeme selle oma töö kõrvalt, kuid kindlasti on see vähe informatiivsem võrreldes telekonsultatsioonidega, võib-olla tuleks mõelda pilootprojektile. Ja tänan tähelepanu eest ja tänan kõiki, kes sellele kaasa aitasid. Ja nüüd tutvustan meie kolmandat esinejat,
kes on siis Haigekassa esineja, tema nimi on Sandra Mustassaar. Õudselt vastikult hüppab. Tere kõigile ka minu poolt. Olen Sandra Mustasaar ja esitan siis Tervisekassa vaadet erakorralisele lapspatsiendi teekonnale Eestis. Selleks, et üldse sellest teekonnast rääkida, siis meie lähenesime selle asjale niimoodi, et vaataks, kuidas see teekond üldse alguse saab. Edastan ka natukene statistikat, peaks olema kattuvusi ka eelpool kõnelejatega ja hakkame siis siit minema. Kõigepealt me tahtsime teada, kui suurest hulgast patsientidest me tegelikult räägime. Võtsime siis partnerite poolt esitatud raviarvete pealt välja selle, et kui palju meil üldse EMO-sse inimesi pöördub ja kui suure hulga neist moodustavad lapsed. Sinine tulp näitab kogu pöördujate arvu ja roheline näitab, kui suure osa moodustavad neist lapsed. Mida sellest slaidilt kaasa võtta, oleks see, et lapsed moodustavad 1/3 EMO-sse pöördujatest ja viimase 3 aasta pealt on see püsinud siis sama stabiilsena. Järgmisena me tahtsime teada, keda see erakorraline lapspatsient tegelikult puudutab. Kas me ikka räägime kõikidest emodest või see puudutab ainult osasid haiglate emosid? Me arvutasime 3 aasta pealt välja keskmise lapspatsiendi visiidi arvu ühe valve jooksul. Ja see edetabel ei ole üllatuslik, see on täiesti ootuspärane. Küll aga võib siit järeldada seda, et tegelikult Eestis ei ole mitte ühtegi EMO, kus ühe valve jooksul vähemalt üks haige laps ei astuks uksest sisse. Järgmisena tahtsime meie samamoodi teada, kuidas nad üldse EMO-sse jõuavad ja mis triaažikategooria nad saavad. Sarnaselt ka siis lastehaigla poolt kõneleja, aga tõesti, need lapsed tulevad enamasti ise. Ise tähendab muidugi seda, et emad-isad toovad neid ja nad tulevad enamasti ka kodunt. Kas sinna vahepeale jääb veel midagi või ei jää üldse midagi, et nad haiglasse jõuavad? Sellele võib-olla saame ka veel jooksvalt vastuse, aga kui me vaatame ka triaaži kategooriasid, siis kurba tõsiasi on see, et vasakpoolne näitab siis arvulist väärtust ja parempoolne tabel näitab protsentuaalset väärtust, ehk siis tegelikult enamik isetulijaid saavad rohelise triaaži kategooria. Ja kui ma mõtlen Tervisekassa vaates, siis meid teeb see murelikuks, sellepärast et tegelikult need rohelised patsiendid ei tohiks üldse erakorralisse jõuda. Nad ei ole erakorralised lapspatsiendid. Siis me tahtsime teada ka, kuidas erakorraline lapspatsient üldse emadesse jõuab, millega nad pöörduvad. Meie tõime välja top 7 diagnoose, samamoodi tulevad siis meie partneri poolt esitatud raviarvetesse välja. Algus on meil küllaltki sama, esimesed 5 on kõik seotud laste traumadega, aga pööraksin siinkohal jälle tähelepanu nendele viimasele 2 diagnoosile. Et kui eelmisel slaidil oli see, et enamik lapspatsiente tulevad EMO-sse ise ja saavad rohelise triaaži kategooria, siis vaadake neid 2 viimast diagnoosi. Kas teile seostuvad need diagnoosid erakorralise seisundiga? Võivad, aga suure tõenäosusega võib-olla mitte. Ja kui me enne küsisime selle küsimuse, et mis läheb siin teekonnas valesti või kuidas me üldse defineerime erakorralist lastpatsienti, et kus see viga siis sisse tuleb, siis meie vaatest on siin roll 3 osapoolel. Esimene on siis patsient ja tema lähedane. Meie ühiskonnas on kujunemas välja võib-olla selline ootus, et me tahame arsti abi saada nüüd ja praegu kohe, eriti kui see puudutab lapsi. Ja meie ootus on ka sellel, et me võib-olla ühiskond või inimesed kardavad viimasel ajal, mida näitavad ka viimased uuringud, võtta vastutus, jagatud vastutus on lihtsam. Ma panen osa vastutusest tervishoiutöötajatele. Teine on siis meie tervishoiuteenuse osutajad ise. Eelpool kõnelejad rääkisid. Meie koolitus, meie varustus, kuidas me katame valveid, kui palju on meil lastearstid saadaval, kui tugev on üldse meie esmatasand, et ka need rohelised ei muutuks mingil kummalisel kombel erakorraliseks. Ja 3. osapool, siis on siin loomulikult riik, mille üks osa on siis ka Tervisekassa, et mida meie omalt poolt saaksime ära teha, et see süsteem toimiks. Kas on mõni meede, mõni rahastus või siin eelpool lastehaigla poolt välja käidud lahendused, mida me peaksimegi võtma kasutusele selleks, et see süsteem päriselt toimima hakkaks. Ja mida ma selle all mõtlen, on see, et õige patsient õigel ajal õiges kohas. Aga mida me siis praegu oleme teinud, et üldse seda olukorda natukenegi parandada?
Jah, rahvastik on vananev, tööjõudu ei tule mitte kuhugi puudu, ka esmatasandis on rasked ajad, aga siiski me proovime seal kättesaadavust parandada, sest ma arvan, et kui me vähendame seda roheliste patsientide hulka EMO-s just nimelt esmatasandi kaudu, siis me oleme juba õigel teel. Seal on võetud kasutusele perearstide digiteenindusplatvormid 1220 ja me anname veel sinna panuse, et need õigesti toimima saada. Kuidas me proovime siis ka 2 erinevat eriala omavahel ühendada, on see, et suure tõenäosusega peaks sellest aastast saama tööle selline asi, et kui perearsti nimistus olev patsient on saanud kiirabi poolt visiidi, siis see peaks ilmuma perearsti töölauale. Kui me selle tööle saame, siis loodame sama süsteemi rakendada ka EMO ja perearsti vahel. Teine on siis tõhustamine. Kui meil on vähe ressurssi, siis proovime ressurssi kasutada võimalikult mõistlikult. Ja see tähendab seda, et ei ole mõtet võib-olla arste koormata asjadega, mida saavad lahendada ära õed ja mul on väga hea meel, et erakorralise meditsiini osakonna õed on ka saanud iseseisva vastuvõtu tegemise õiguse. Mida me siis plaanime veel teha, on tõesti EMO indikaatorite väljatöötamine. Ka see on üks viis, kuidas saada aru selle patsiendi teekonnast ja mis on valesti ja mille järgi me üldse midagi hinnata saame. Teine on siis kokku lepitud erakorralise patsiendi raviteekond kõikide osapoolte vahel. Ja siin me räägimegi siis täpselt sellest, et meil on tõesti väga erineva kättesaadavuse ja tasemega arsti abi just nimelt lapse vaates erinevates EMO-des. Kuidas me selle saaksime paremaks teha just selle lapse raviteekonna vaatest? Ja me ei saa ära unustada ka ennetust, mis siis tegelikult on seotud eelmisel slaidil selle esimese osapoole ehk patsiendi ja tema lähedasega. Me peame endiselt tegelema ennetusega, Tervisekassa on seda alati erinevate projektide raamis teinud ja jääme ka seda edasi tegema ja ilmselt tuleb veel teha kampaaniaid, et tõsta ka lastevanemate teadlikkust erinevate laste traumade haigusseisunditega toimetulekuks ja vaatame, äkki ka see toob muutuse. Minu ettekanne oli küllaltki kiire ja lühike, aga siia lõppu ma räägiks teile veel ühe loo. Ma räägin selle loo küllaltki üleüldises võtmes, esiteks loomulikult see pisikese patsient ja tema lähedase kaitseks ja teine asi on selle loo mõte tegelikult ei ole analüüsida, milline tervishoiuasutus tegi valesti või kas nende otsused olid õiged, vaid ma palun teil võib-olla seda lugu kuulata just selle vaatega, kas see oli erakorraline patsient, aga ta sattus erakorraliseks patsiendiks ja mõelge korraks selle pisikese patsiendi tõesti teekonna peale. Lugu saab alguse laupäeva õhtul, kui üks ema peseb oma alla 1-aastast last ja avastab temal kaenla alt ühe liikuva moodustise. Ema ehmatab ära, laps on eelnevalt olnud terve, ka õhtul on tema üldseisund täiesti hea, lapsel pole olnud ühtegi traumat, aga selle liikuva moodustuse juures on kerge lillakas laik. Ta otsustab võtta ühendust telefoni teel tervishoiutöötajaga. Tervishoiutöötajad tõesti tunnevad lapsi käsitledes natukene suuremat hirmu ja vastutust ja tervishoiutöötaja ütleb, et niimoodi telefoni teel on teilt väga raske nõustada, me ei näe, me ei saa katsuda ja palub võtta tegelikult ühendust emma-kumma suurema haigla laste valveosakonnaga ja konsulteerida sealt. Ema jätab mingil põhjusel selle kõne küll tegemata, aga ta pöördub järgmise päeva ehk pühapäeva hommikul kohaliku haiglasse. Kohalikus haiglas öeldakse, meil ei ole täna lastearsti tööl ja tegelikult meil ei ole täna just kõige parem võimekus selle terviseprobleemi käsitlemiseks. Ja nende nõu oli sellele lapsevanemale, et kas pöörduge homme ehk esmaspäeva hommikul perearstile või pöörduge emma-kumma suurema linna lastehaiglasse. Lapsevanemad, murelikud, valivad selle viimase variandi. Nad jõuavad sinna laste EMO vastuvõttu, arst vaatab lapse üle, paneb talle diagnoosiks kereägeda lümfodeniidi. Aga ta ei tee muud, vaatab üle, paneb diagnoosi ja ütleb lapsevanematele, palun pöörduge homme perearstile analüüside andmiseks. Ema pöördub lapsega järgmisel päeval perearsti poole analüüside andmiseks. Analüüsid vaja võtta veeni veres, suunatakse kohaliku haigla laborisse veel veeni verd andma. Ja kui selle kokkuvõttes küsiti minu käest, et Sandra, sina kui Tervisekassa ja kiirabi töötaja, kas see on okei? Siis ma tõesti julgen kõva häälega välja öelda, et selle pisikese patsiendi vaates, kes 2 päeva jooksul käis läbi põhimõtteliselt 4 erinevat, aga 5 korral erinevat tervishoiuasutust, et saada siis oma terviseseisundile lahendus, et see ei ole okei.
kui ma mõtlen nende kõikide tervishoiutöötajate peale, kes selle patsiendiga tegelesid ja me räägime ülekoormatusest, siis kas on nende asutuste ja töötajate suhtes aus? Ei, ka see ei ole okei, sest tegelikult oleks pidanud selles teekonnas 1 ja ideaalis lausa 2 raviasutust välja jääma. Ja kui me nüüd mõtleme seda ka Tervisekassa vaatest, kas selline raviteekond ühe pisikese patsiendi jaoks on okei, siis taaskord vastuseks on ei, sest selle ühe pisikese patsiendi ja tema ühe mure kohta esitasid 3 erinevat asutust Tervisekassale raviarvet. Ja aitäh tähelepanu eest!